ma olen jah ette valmistanud sellise esitluse või loengu, ma ei tea, kuidas seda siis nimetada, mis sarnaselt siinses sarjas varasemalt kõnelenutele keskendub eelkõige minu enda praktikale, seega ma räägin oma loomingust ja näitan töid, mis ekslevad sageli erinevate distsipliinide ja äärealadel ja püüan näidata natuke ka protsesside sisse, mida muidu sageli ei näe, kuigi protsess on alati kuulub kunstnikule või disainerile isiklikult, see on hästi isiklik, vähemalt minu jaoks. Kõike ei saagi jagada ja kõike ei saa ka edasi anda, aga ma natuke näitan, kuidas see minu loomingu muster on kujunenud. Teooriasse ma väga ei puika ja hoian kurssi siis pigem nagu praktilistel töödel ja praktikal. Siis ma alustan oma esimesest tekstiilide kollektsioonist, mis hiljuti välja ilmus juhuslikult juhtumisi. Kuna mu vanaema on olnud terve elu õpetaja, siis ta on hästi metodoloogiliselt arhiveerinud mu esimesi joonistusi ja minu juhendamisel siis ka kirja pannud pealkirjad. Ja pildil on näha 3 erinevat laudlina. Need on valminud 86. aastal, need kavandid, kui ma olin 4-aastane. Ja kui rääkida arhiveerimisest, siis arhiveerimine on mu loomingus väga olulisel kohal ka praegu ja sageli peitub selles tööprotsessis mitmeid leide, mida ma koheselt ei kasuta, vaid mille juurde ma tahan hiljem tagasi minna. Seetõttu ma olen arhiveerinud paljude tööde puhul just protsessi ja mõne töö puhul ainult protsessi, nii et seda tööd ennast või lõpptulemust ei olegi, vaid on see protsess, erinevad katsed ja erinevad nagu siis kujunemised selles töös. Ja arhiveerimine on üks oluline märksõna minu töömeetodis ka. Siis siin on veel üks veidi detailsem laualina. Ja tagasivaatavalt on huvitav tõdeda, et ühed esimestest joonistustest on olnud just tekstiilid, sest et see on valdkond, mis moodustab minu loomingu keskme, kust ma sageli kõrvale küll põikan, aga kuhu ma ikkagi alati kuidagi tagasi jõuan. Ja need pildid räägivad ilmselt ka minu kodusest keskkonnast. Väiksena ma armastasin veeta aega oma vanemate juures, kus ma olin ümbritsetud käsitööga, siis tikandite, pitside, värviliste lõngadega. Nii et see mängumaailm oli ka nööpidest kompositsioonide valmistamine, kettide heegeldamine ja edasi. Aga kui tulla nüüd tänapäeva, siis siin on väljavõte minu eelmise aasta märkmikust ja esmapilgul võib tunduda, et suurt arengut vahepeal toimunud ei ole siin 38 aasta jooksul, pigem vastupidi. Aga jah, sellised näevad üsna sageli välja minu mõttekäikude dokumentatsioonid enda jaoks, et igal disaineril ja kunstnikul on oma meetod, milles on neid erinevaid etappe ja kihte. Erinevatel etappidel ma olen ka erinevaid meetodeid kasutanud ja jaganud oma töö siis nagu selliseks kihiliseks, paralleelselt toimuvateks erinevateks kihtideks mudelina. Ja ma olen leidnud siis enda jaoks viisi, kuidas hästi kirevat kujutluste ja fantaasia ja siis hästi ratsionaalset uurimuslikul tööl põhineva vahel tasakaalu leida. Ja loonud siis oma raamistiku. Samas ei ole selles midagi lõplikku, et see on ikkagi pidevas kujunemises, aga kindlasti on selles oma muster, kui vaadata seda, kuidas ma olen töötanud või kuidas see on kujunenud minu tööprotsessid. Siin on veel üks skeem, milles ma olen kujutanud erinevaid teisi meetodeid ja mudeleid, mis moodustavad siis sellise ringleva liikumise. Ja minu jaoks on see paberile mõtlemine samavõrd oluline tööriist kui võib-olla kangasteljed või ma ei tea, vokk või arvuti. Et niimoodi ma korrastan oma mõtteid ja see ongi pigem minu enda jaoks, et loomulikult kui ma kommunikeerin oma ideid, siis ma vormistan need teistmoodi. Ja võib-olla siin on huvitav ka natuke kaardistada, et siin on väljavõte mu kodulehelt, et kuidas ma jaotan või millistes erinevates valdkondades ma töötan. Et üks
Jah, kuigi mu haridus on tekstiilivaldkonnas ja tegelikult selle valdkonna suureks eeliseks ongi see, et on omakorda seotud nii paljude erinevate skaalade ja teiste erialadega, mis on andnud hästi palju mänguruumi ja võimalusi katsetada erinevate formaatidega. Ja jah, ma olen jaotunud oma loomingu osadeks, mis omavahel on kõik kindlasti seotud, aga samas on erineva väljundiga. Et seal on siis installatiivsemad tööd, mida ma olen esitlenud pigem galerii kontekstis, aga samas, mis kompavad piire disaini ja kunsti vahel siiski. Ma olen teinud ja teen teatritööd, kus ma saan siis välja elada oma huvi rõivaste ja inimese keha ja materjalide vahel olevate siis erinevate dünaamikatega, et töötades kostüümide ja vahel ka ruumidega teatri kontekstis. Ja disaini alla ma olen liigitanud pigem tellimustööd ja siis kunagi ka olles oma brändi loomist alustanud ja natuke seda teinud, ka see läheb siis pigem sinna disaini selgelt nagu toodete valdkonda. Ja materjalide alla liigitub koostöö stuudioainega, kus me siis tegelemegi materjali erinevate küsimustega. Oleme kureerinud mitmeid näituseid ja sinna alla tegelikult liigitub ka töö teadurina Eesti Kunstiakadeemiast siis aastast 2014, kui ma alustasin sisearhitektuuri osakonnas teadurina ja nüüd siis olen, jah, nagu Sandra mainis, seda magistriprogrammi koos Jussi Einsaluga Taidestuudiumit juhtimas ja tekstiiliosakonnaga tugevalt seotud, olles siis tekstiiliosakonna külalisprofessor. Aga siin täna ma keskendun rohkem töödele, mis on ehk rohkem seotud disainivaldkonnaga, aga siiski kumpavad neid hägusaid piire, mida ma olen siin korduvalt juba maininud. Aga ma toon alustuseks mõned näited oma nagu väga ka varasemast tööst, mõned näited ka õpingute aegadest ja sellest, kuidas ma üldse hakkasin mõistma, mis on disain või mis on minu jaoks disain või mis on minu jaoks disaini puhul huvitav. Et ma alustasin ühe huvitava katsetusega, see oli üks mu esimesi iseseisvaid töid aastal 2000, mida on huvitav nüüd tagantjärgi vaadata, kus ma keskendusin sellele, kuidas minu lähtematerjal laguneb. See oli esimesel kursusel ja ma keskendusin kanga lagunemisele, kui ma matsin selle erinevatesse pinnastesse, jälgisin siis neid muutuseid, kuidas see kulus, kuidas ta määrdus, muutus ja see muutus võis toimuda mõnest kuust kuni mõne aastani, kui ma neid katsetusi tegin ja ma olen neid kangaid läbi erinevate tööde tegelikult kasutanud siiamaani. Ja selline muutumine ajas, ma arvan, et seda võib näha nagu mitmete tööde puhul korduva mustrina. Ehk et siis peale arhiivi järgmine oluline märksõna on siis see muutumine ajas, materjali muutumine, reageerimine keskkonnale, materjali kulumine. Siis järgmise olulise teemana ma tooks sisse ka aastast 2002 töö, mis räägib spekulatsioonidest või spekulatiivsest disainist, võib-olla erinevate tulevikustsenaariumite kujutlemisest. Siin ma siis mõtlesin selle peale, milline võiks olla tuleviku aksessuaar, mõeldes siis olukorra peale, kus meil on võib-olla keskmisest saastatum õhk ja palju viiruseid. Ja tol ajal me ei kandnud keegi maske tänavatel ja kuigi mind väga huvitas Jaapani kultuur ja ma teadsin, et seal on see kasutuses nagu ka igapäevaselt, siis siinses linnapildis ei näinud sellist nähtust küll tol ajal kindlasti, ma ise küll katsetasin sellega. Aga jah, seal on näha, et ma keskendusin pigem sellele dekoreerimisele või selle nagu maski kuidagi siis kaunistamisele pigem, et nüüd olles läbi teinud päriselt selle olukorra, kus sellist eset ja tarbeeset on vaja, siis ma kujutan ette, et ma disainiksin pigem midagi, mis oleks just kui teine nahk ja mis pigem oleks väga funktsionaalne ja kaitsev, aga see on huvitav nagu esimene katsetus tegelikult, mis kuidagi juhuste tahtel on ka kahjuks reaalseks saanud. Aga muutumise aja juures ma tulen veel korraks tagasi.
See on ka üks varastest töödest, mida sai näha siinsamas Tarbekunsti muuseumis. 2006 oli näitus My World subjektiivses kaasaegses disainis. Ja siis mind huvitas see, kuidas kulumist ja vanumist märgata osana disainist, kuidas määrdumises ja võib-olla ajamuster ja kuidas see võib rõivad muuta isiklikuks või hakata jutustama lugu ja tuua nagu rõivastesse oma isikliku nagu loo. Ja samas ka igapäevase mustri toomine siis kantavatesse esemetesse. Ja siin see on siis särk, mis on töödeldud selliselt, et kui sellele satub plekk, siis selle pleki asemel hakkab ilmuma muster. Ja kuidas see toimis, loomulikult see aastal 2006 ma ei teadnud, kõrgtehnoloogilisi võimalusi ei olnud, et siis oli pigem nagu leiutamine sellisest graffiti stiilis, kus ma katsin kanga selliselt, et osaliselt ta muutus vedelikule kindlaks ja osaliselt veekindlaks ja osaliselt siis imab vett sisse, mis tõttu siis oli võimalik see mustri tekkimine materjalile. Ja ma mängisin siis läbi nagu terve selle nagu idee sellest, kuidas see võiks olla toode kuni siis siltide ja kõigeni välja, et siin on CD-trükis veel mingid sildid ja pakendid ja kõik, et kuigi sellest ei saanud kunagi toode, siis oli pigem selline katsetus. Ja see andis võib-olla hoogu juurde uurimaks erinevaid materjali võimalusi või ka ise leiutamaks, et kuidas oma ideid ellu viia. Ja sellel samal ajal siis valmis ka laudlina, mis on siin kollektsioonis ka, mille muster moodustub erinevatest toiduplekkidest ja mis siis ka ajas nagu täieneb ja muutub. Ja küsimus sellest huvitas mind ka tollel, millal saab materjalist objekt ja millal muutub see esemeks, et kuidas ühel materjalil võib olla mitu funktsiooni või kuidas materjalile anda vorm nii, et sellel ei ole mitte lõiget ja õmblust, et kuidas seda voltida. Ma tegelesin päris pikalt, päris mitmeid aastaid nagu erinevate voltimisviisidega, leiutasin nagu võimalusi, kuidas näiteks rõivaid voltida, kuidas üks rõivas võib siis omada erinevaid funktsioone või tähendusi, et valmistada siis ilma õmblusteta ja mis selles oluline oli minu jaoks ka mängulisus. Et võib-olla ma avastasingi enda jaoks disaini läbi mingi mängulisuse, kuna ma olin otsustanud oma bakalaureusõpingute ajal, et minust pigem ikkagi saab kunstnik. Ja siis Mare Kelpmann tutvustas mulle disainimaailma ja ma alguses olin väga protestialdis. Et selles mõttes ma nagu võib-olla kohe ei leidnud seda õiget võtit, aga aja jooksul sai see väga oluliseks osaks minu tööst. Ja siis siin veel katsetused sellest, kuidas rõiva tähendust muuta, seda erineval viisil voltides või jah, et sellised nagu disaini või harjutused või etüüdid, jah, kus on olulisel kohal materjal ja vorm ja siis aga tegelikult ka selle nagu laiem tähendus nii lokaalselt kui siis mingi globaalsetes kultuurides. Ja voltimist materjali transformeerimiseks objektiks ilma lõikeliselt sekkumata olen ma kasutanud tolles ajas veel mõned näited, et kui tapeedi muster viitab võimalusele seda ruumiliseks voltida või kui kardin on volditud nii, et sellesse saab taimi kasvama panna või kuidas voltida mööblit. Ühesõnaga selliseid nagu etüüde. Ma seda tänast ette valmistades natuke vaatasin arhiivi ja leidsin nagu huvitavaid, üllatavaid katsetusi, mida ma ei mäletanudki, et on tehtud. Või et kuidas pakend võib kehastada toote teist nahka, mis sealt tõrnalt läbi kumab. Et jah, voltimisega kindlasti ka ajas muutumisega ja puudutuste arhiveerimisega tegeles ka töö sümbioosis, mis on osa juba doktoritöö pikast protsessist ja mis valmis suures osas Tallinna Tehnikaülikooli biorobootika laboris Maarja Kruusmaa juhendamisel ja siit algas nagu selline hästi oluline etapp
kus ma tegin palju koostööd siis teistest valdkondadest inimestega, et see töö valmis koos Ester Osvaldiga, kes oli tootedisainer, aga samas ka insener. Ja siin võib-olla on oluline välja tuua see hästi mitmes kihis töötamine, et lisaks sellele siis, kuidas toimub see interaktsioon kanga ja inimese vahel, siis millised on need tehnoloogiad ja materjalid, mis seal kasutada. Minu igapäevaseks tööriistaks muutus kõigele lisaks ka jootekolb näiteks, et tekkisid uued oskused, uued tööriistad, aga samas tekkis ka see mõtteviis, et kuidas kinnitus mingi mõtteviis, kuidas spekuleerida materjalis, et mitte ainult valmistada selliseid digitaalseid tulevikuvisioone või kavandeid, vaid väljakutsed, kuidas nagu see realiseerida materjalis. Ja siin on tegemist siis kangaga, mis inimese puudutusele reageerides tekib sinna pinnale selline rakuline muster, mis vaikselt areneb ja kasvab ja siis jälle uuesti ära kaob. Et selline nagu visuaalne kaja tekib sellest. See on siis aastast 2009 ja see valmis Pixel Lake Helsingis toimunud festivalile. Ja mind tol ajal väga kõnetas Mark Weiseri erinevad tekstid, mida ma lugesin teemal Ubiquitous Computing, kus ta rääkis sellest, kuidas need olid siis pärinesid 80ndate lõpust, 90ndate algusest need tekstid, kuidas ta rääkis sellest, kuidas tulevikus on tehnoloogiad integreeritud meie elukeskkonda nii, et see on sama sugune kogemus nagu jalutuskäik metsas. Et see on kõik nagu hästi loomulikult integreeritud ja seda oli just huvitav lugeda, pannes ennast sinna aega, kui tema kirjutas sellest, et tol ajal ma nende selliste teemadega palju tegelesin ja lugesin selle kohta. Palju lugesin ka tehisintellekti kohta sel perioodil, mis oli siis veel pigem kauge meist. Aga millest kirjutati juba palju tol ajal. Aga siis rääkides, tulles tagasi selle töö juurde, me katsetasime Esteriga siis erinevaid ka kontekste, kus seda tööd näidata, et lisaks galeriiruumile siis erinevatel konverentsidel kodukeskkonnas. Ja siin on üks konverents Hongkongis, miks ma selle välja tõin, see oli huvitav jällegi seetõttu, et seal joonistus välja hästi selgelt muster, selle töö vastu oli hästi suur huvi ja see tagasiside selline, et see on nagu elav organism, nagu elusolend, et mida ma ei olnud kuskil mujal maailmas kuulnud. Aga see katsetamine nagu ühe objekti panemine erinevatesse kontekstidesse on minu jaoks siiani huvitav. Aga sellele tööle eelnes ka nagu päris pikk eeltöö, et siin on üks suur pannoo, selline 3x2 meetrit, kus ma katsetasin ka nagu seda värvide kadumist ja ilmumist. Kahjuks seda tööd enam alles ei ole, see sattus olema ühes kodus, kus päike lihtsalt sõi selle värvi ära, nii et sellest ei ole nagu midagi alles enam. Aga see on nagu ka huvitav, see kaduvus nagu läbivalt erinevates töödes mul nagu nii, et ma ei heitu sellest kuidagi. Ja siin on sellest tööst veel üks edasiarendus, siin siis juba koostöös Alex Dodži ja Ester Osvaldiga. Siis aastal 2012, kus me valmistasime tekstiilist ka sellise pannoo, millele sai saata erinevaid mustreid läbi rakenduse, läbi äpi. Ülesehituselt küllaltki keerukas selline modulaarne süsteem, kus me pikslite asemel kasutasime siis ruumilisi selliseid voksleid. Ja võib-olla üks huvitav element, mida ma selle töö puhul välja tooksin, on see, mida mul on sageli tegelikult ette tulnud, et kui sa lood midagi, mille jaoks võib-olla ei olegi olemas veel tehnikat või tehnoloogiat, siis tuleb luua ka oma tööriistad, et see on üks tööriist näiteks, mille me siis valmistasime selleks, et seda tööd oleks võimalik teha. See oli üleval Issei Miyake poes New Yorgis 6 aega ja seda me siis jälgisime, milliseid mustreid inimesed sinna peale
siis ise moodustasid ja sellesse töösse saatsid ja mismoodi inimesed sellega üldse suhestusid, et see ei ole ju projektsioon, vaid et see muutus toimubki materjali sees. Seal on kasutatud siis soojustundlikke värve ja elektrit juhtivaid lõngu ja see kõik on samas tekstiil, et seal on kasutatud siidi ja villa ja siis hõbedaga kaetud lõngu ja siis loomulikult väiksed programmeeritavaid kiipe, mis võimaldasid selle interaktiivse osa sinna integreerida. Ja seda tööd on saanud näha ka erinevates teistes kontekstides. Ja muuhulgas ka siin siis all näitusel Undefined Useful Objects, kus minu jaoks oli oluline tuua esile mitte ainult need valmis asjad, vaid ka protsess. Et siin selle näituse puhul on väga palju näha protsessi ja asju, mis on tegelikult veel poolikud ja sellest ka see Undefined Useful Objects pealkiri, mis viitab ühest küljest, et seal justkui on midagi, aga see ei ole veel päris täpselt defineeritud. Selle näituse kujundas Ralf Looke ja Neeme Külm, mis oli vääriks omaette loengut, mismoodi see sai tehtud, et see on siis ehitatud kipsplaatide raamidest, mis on siis omavahel kokku pandud. Ja mis selle näituse puhul, kuna see oli osa minu uurimustööst ja doktoritööst, mis selle esitlusele tuli, siis minu jaoks oli oluline koguda ka tagasisidet, et aru saada, kuidas inimesed suhestuvad nende objektidega või üleüldse sellist laadi tulevikustsenaariumitega, kus võib-olla tehnoloogia ei ole mitte ainult arvutid ja telefonid ja ekraanid, vaid et see ongi võib-olla integreeritud rohkem esemetesse või materjalidesse meie ümber. Ja sellest kõigest, sellest uurimustööst ma pikemalt ei räägi, aga võib-olla huvitav on siin välja tuua see, et sellest kasvas välja 2 erinevat suunda. Vasakul on näha siis selline programmeerimiseks, selliste tekstiilide valmistamiseks mõeldud PCB kiip, mida on võimalik programmeerida, millega pigem rohkem tegeles edasi Ester, kellega me koostööd tegime ja siis mina suundusin rohkem teises suunas ja leidsin võimaluse, kuidas neid samu läbi tehtud installatsioone rohkem suunata toodete poole või kuidas neist nagu lihtsustatud tooteid valmistada. Heatit on siis selle PCB nimi, see sai Kickstarteri kampaania, sellest sai ka toode ja siis First Use on Mars, mis valmis tegelikult 2011. See on ekslikult vale kuupäev, aga siis see oli aeg, kui Curiosity maandus Marsile just ja me Esteriga olime mõlemad, jälgisime huviga, et millised vaated sealt Marsilt meieni jõuavad. See oli huvitav periood, kus ma tegelesingi pigem rohkem siis toodetega või oma brändi loomisega. Tol ajal laserlõikus ei olnud veel selline igapäevane töövahend, nagu see praegu on. Nii et ma katsetasin seda ka, et kuidas näiteks see materjal, mida ma kasutasin, on vilt, mis on üsna küll pehme, aga samas ka jäik ja siis see pool laserlõikus andis võimaluse seda materjali erineval viisil vormida ja voltida. Nii et ja sellest valmis selline... Ma ikkagi näen seda hästi palju mänguna, et ma ei tea, kui palju ma tegelikult tõsiselt tegelesin brändi loomisega, et siin on hästi palju mängu, ka see video on just kui, ma tegin isegi helitausta sellele tol korral, et ka see on natuke nagu mäng. Aga need tooted olid reaalsed ja need on siiamaani ma aeg-ajalt näen, inimesed kasutavad neid ja need on väga vastupidavad olnud. Nii et First Use on Marsile järgnes järgmine kollektsioon Lost Lands, mis viitab juba mingite alade kaotamisele või muutustele maastikes või muutustele keskkonnas.
kus siis samamoodi selle laserlõikusega viltmaterjali on töödeldud. Või siis viidetele temperatuuri tõusus, et siin on lõigatud vilt, mis omakorda reageerib soojusele, mistõttu see käejälg on sinna jäänud. Et selliseid enda jaoks huvitavaid aspekte ma nendesse töödesse kuidagi lisasin. Iseasi, kas kasutaja lõpuks neid sealt välja loeb, aga see võib-olla ei olegi niivõrd tähtis. Siis ma räägin Billowhuggerist. See on osa ka seal doktoritööst, kus ma siis erinevaid neid tehnoloogilisi võimalusi katsetasin ja nendest ka tooteid valmistasin. Aga see saamislugu on võib-olla, või kuidas see Billowhugger tekkis, oli ka ikkagi läbi teatava mängu. See sai alguse koostööst kuraatori Rafnkel Birgissoniga Islandilt. Ja siis selle koostöö eesmärgiks oli leida siinses lokaalses kontekstis miski, mis on mulle oluline. Ja siis ma tegelesin lapsepõlve mälestustega ja selliste põhumattidega, mida me maal alati kasutasime. Kus oli värske hein ja kus oli kõik see lõhn ja valgus. Ja siis ma katsetasin, et kuidas oleks, kui midagi sellist luua tooteks. Ja kogusin erinevaid siis ka taimi, mis ma sealt heina seest leidsin ja lõin sellest mustri. Ja siis see sama muster seda on näha siin padjas. Kuidas see padi toimis, oli siis nii, et kogu see elektroonika osa, mis seal oli pehme, seal on kasutatud siis masintikitud sellist sensorit ja masintikitud skeemi, kus olid sellised imepisikesed leedid, ja siis see padi reageerib kallistamisele, katsumisele või siis selle padja puhul konkreetselt on see must nurk, mis on mustaks värvitud või trükitud, et kui sellest pigistada, siis ta hakkab helendama. Ja see oli alguses selline huvitav katsetus, mida ma ei pidanud nagu oluliseks kuidagi tooteks arendada, aga siis seda esitledes näiteks Islandi disaininädalal või erinevates kontekstides oli see tagasiside hästi kuidagi soosiv ja huvitav, et ühesõnaga ma otsustasin seda edasi arendada nii, et lõpuks sellest sai ikkagi kõik see ka siin selle puhul siis spetsiaalselt selle toote jaoks disainitud selline mikrokiip PCB, siis läbi töötatud kõik need erinevad kihid, mis sinna padja vahele siis ühe kihina tekkisid, et see oli nagu väga huvitav ja õpetlik protsess. Ja me katsetasime seda sama patja ka kui õppevahendit Jaana Kadastikuga, kui õppevahendit siis erivajadustega lastele, õppimaks siis põhjus-tagajärg seoseid, et see oli osa siis minu doktoritööst ja siin veel üks padi, mis mängib helisid ja see on tegelikult seotud seal allkorrusel oleva näituse tööga, mille juurde ma tagasi tulen veel korraks. Ja see aeg oli huvitav, sest et ma olin hästi palju oma stuudios ja ma tegin hästi palju katsetusi materjalidega ja mängisin materjalidega ja lindistasin, mul on päris palju videosid sellest perioodist. Lindistasin ka nagu materjali muutusi või et kuidas materjal muutub pika aja jooksul või kuidas siin näiteks, et kuidas materjal paisub või kuidas seda ära kasutada, et sellised katsed ja mängud materjalidega oli üks oluline osa protsessist. Siis ma liigun edasi kaasaja poole ja tagasi samast traditsioonilisemate tekstiilitehnikate juurde. Ja ma olen leidnud väga huvitava koostööpartneri, kes samamoodi nagu minagi on kusagil disaini ja kunsti piirimail. Ja meil on alati olnud hästi huvitavad vestlused nii erialaselt. Me oleme palju lugenud Anni Albersi tekste ja tema loomingut arutanud oma vahel. Ja selline meid ühendab, ma arvan, tõeline kirg oma eriala vastu.
Jah, see on üks meie esimesi koostöid Johannaga, kus ma kasutasin oma oskusi integreerida elektroonikat, tekstiili ja meie ühiseid oskuseid luua ise oma kangaid. Ja siin siis me kudusime käsitsi sellise hästi mitmekihilise kanga, mis on reaalajas ühendatud mõõtejaamaga, mis mõõdab Läänemere laine kõrgust ja tuule tugevust ja see kajastub siis sellel tekstiilil. Sellest sai 20 meetri pikkune kangas, kus siis tõesti reaalajas on näha seda laine liikumist ja ühes ruumis selle materjaliga olles on seda ka tõesti tunda, sest laine kõrgus võib hetkega muutuda. Jah, ja siin meil on Hannaga olnud tõesti nagu väga põnevad vestlused just nagu erinevate materjalide kooslusest kuni kiutasandini välja ja minnes täiesti nagu sinna koe tekstuuridesse ja struktuuridesse, mida võib-olla keegi teine hiljem kunagi ei näegi, aga me oleme nagu hästi palju mänginud seal, kombineerinud selles ühes kangas. Ma arvan, et vähemalt 10 erinevat materjali. Ma korraks näitan seda videot ka, kus on ehk näha seda liikumist, seda laine liikumist, mis selle töö puhul veel oluline ja huvitav oli, kuidas see töö on programmeeritud, et see liikumine, see valguse liikumine oleks hästi sujuv ja et see on justkui nagu vari, mis liigub üle selle kanga ja mis valgustab siis neid erinevaid lõngu, mis on selle kanga valmistamisel kasutatud. Ja samas siis, et see elektroonika oleks sinna ka sujuvalt nagu sisse kootud, mitte lihtsalt sinna külge ühendatud. Ja see töö ka, et ta paigutus galeriiruumi, aga selle töö valmistamisel on kasutatud väga palju ikkagi disainivõtteid, kuidas sellist keerukat ka ikkagi organismi mingis mõttes kokku panna. Ja siis ma räägin ühest tööst veel, mille me Johannaga koos tegime, selle nimi on Save As. Ja ta keskendub ka sellisele piirialale disaini ja kunsti vahel, kus me mõlemad olime, need vestlused oma vahel olid huvitavad. Ja teisest küljest me tõime siia hästi palju teadmisi oma erialast. Nii et me kasutasime materjale, mis siis praeguses hetkes tööstuses on kasutuses ja mis on toonud meile suured muutused. Siin on kasutatud süsinikkiudu, kevlarit, PVC-d ja kõiki materjale, mis on loodud kestma igavesti. Ehk et need ongi materjalid, mis on valmistatud nii, et nad ei kao. Ja samas me mängisime ka selle käsitöö ja tööstusliku sellise omavahelise dialoogiga. Et me kasutasime neid tööstuslikke materjale, mida harilikult kokku ei koota üheks materjaliks ja siis tegime seda nagu kangastelgedel. Ja siin on ka näha katsetust või sellist vaheala, mis on siis, kus kangast hakkab saama objekt ja me jäljendasime ka sellist nagu tööstuslikku protsessi. Me võtsime aluseks näiteks frisbee kuju, mis on hästi lihtne ja proovisime siis seda talletada sinna kangasse, et neid frisbeesid oli 10, mida me valmistasime. Ja samas meie jaoks oli ka see oluline dialoogi koht, need erinevad koetüübid ja jällegi tagasipöördumine Anni Albersi juurde ja teiste tekstiiliteooria ja huvitavate tekstide juurde. Et see, et ma arvan, et seda tööd sinna võib nagu väga lähedale vaadata ja näha neid erinevaid ka olulisi dialooge seal. Ja siis lisaks frisbeedele valmis selline suur kangas, kus on kasutatud ka süsinikku, fiiberoptilist kiudu ja PVC-d, mida tavaliselt omavahel ei kombineerita ja kuigi selles kangas on potentsiaal olla väga mitmefunktsiooniline, siis me tõime ta
galerii konteksti. Ja siis seiväes viitab selle materjali kestvusele, igavesele kestvusele. Ja samast perioodist, samal ajal, kui valmis see töö, töötasin ma paralleelselt Artišoki biennaaliga ka 2018, mida kureeris Sten Ojavee ja tol korral oli teemaks rahvuslikkus rõivastes. Ja see oli üsna keeruline teema, et kui ma alguses üritasin vältida otseseid viiteid ja otsest rahvuslike riiete kasutamist, käsitlesin rahvust kui konstruktsiooni, siis lõpuks ma jõudsin ikkagi tagasi selle juurde, et seal valmis 2 komplekti. Üks komplekt siis, kus ma tegin ise rahvariided, tikkisin kuude kaupa neid rahvariideid, Kadrina rahvariided. Ja siis, kui need valmis said, siis ma värvisin need mustaks ja siin ka see nagu materjali või objekti transformatsioon, mis mulle huvi pakkus, oli ka see, kuidas ühel hetkel, vaid ühe liigutusega võib muutuda ühe asja või eseme või materjali tähendus ja kuidas siis need tähelepanupunktid lähevad hoopis teise kohta. Et kuidas sellest kirevast, kõigile tuttavast mustrist saab selline siluett või vari ja mingis mõttes väga selline kaasaegne rõivas. Et neid tähendusi võib sinna väga palju omistada tegelikult sellele mustale rahvarõiva komplektile. Aga jah, see hetk, kui sa näed, kuidas ja ka see töö mingis mõttes, et see meeletu töö, mis on sinna läinud ja siis kuidas see ühe hetkega nagu kaob mingis mõttes. Ja siin on näha veel seda komplekti ja siis teine komplekt tegeles pigem nagu kaasaegsete selliste rahvuslike elementide või märkidega. Siin ma kasutasin T-särke, mis on Eesti vapiga ja siis dekonstrueerisin need või õigupoolest ma lõikasin selle särgi ribadeks ja põimisin uuesti kokku, nii et see vapi äratuntavus on seal endiselt olemas, need elemendid, aga see on nagu lahti lõigatud ja uuesti kokku pandud. Ja siis lõikeliselt muutus see ka samal ajal, aga see töö on siin kogus olemas, need mõlemad tegelikult, kogu see kollektsioon. Ja siis selle sama komplekti juurde kuulus ka parka, mis on tehtud nendest kangastest, mis ma kunagi maa sees olen hoidnud. Osadest kangastest on ka aastast 2000, mida ma siis uuesti kasutusele võtsin ja siis jalanõud, sellised mitmekihilised, ka erinevaid käsitöötehnikaid kasutades valmistatud. Ja siin on näha ka protsessi, et see oli nagu hästi pikk protsess tegelikult, kus ma katsetasin hästi palju erinevaid vorme, erinevaid tähendusi ja lõpuks jõudsin siis selleni, kuhu see jõudis. Ja see on siis see osa, mis mul on arhiveeritud, et need, mille juurde võib-olla hiljem kunagi tagasi tulla. Aga siis natuke rõiva teemal ma jätkan. See on töö nüüd hilisest, praegusest ajast Kai kunstikeskuses olnud näitusest Leviathan, Paljassaare peatükk, mis tegelikult oli Shehzad Dawoodi näitus ja keskendus siis tulevikustsenaariumile või sellele, milline võiks olla see Paljassaare keskkond 200 aasta pärast. Tema valmistas sinna näitusele VR animatsiooni ja ka siis kaasas mind kui ühte siis kohaliku kunstniku sinna näitusele kõnelema sarnasel teemal. Ja see pidi olema selline tihedam koostöö, aga kuna see kattus pandeemia algusajaga, siis minu töö oli tegelikult hästi individuaalne ja ma pigem töötasin üksinda ja lähenesin sellele ka alguses üsna mänguliselt, proovides siis ise mere ääres elada ja sealseid leide oma materjalide valmistamisel kasutada ja mõelda, mida annab teha nagu sellest, mida ma leian rannalt või mida annab teha vetikatest. Nii et siis valmis selline seeria erinevaid töid. Siin on lahustuv müts. Seda materjali ma ikkagi katsetasin kuude kaupa, et saavutada see tulemus, et ta on küll tehtud siis vetikatest eraldatud polüsahariididest
sinna on veel lisatud teisi looduslikke koostisosi, aga et oleks võimalikult nahalaadne. Selle pealkirjaks sai lahustuv müts, ehk et ta ei ole kindlasti mõeldud kestma igavesti, vaid pigem ja siis ka see mütsi lõige, mis kombineerib piraadimütsi ja siis kalamehe mütsi, ka viitab nagu sellisele, et ühest küljest mul oli loomulikult uudishimu selle vastu, et mida selle materjaliga annab teha, ja teisest küljest ma suhtusin ka nagu kriitiliselt või esitasin neid küsimusi iseendale, võib-olla selle läbi selle tööga laiemalt, et mida et kas see on järjekordne ressurss, mida kasutada ja kuidas seda kasutada. Et ma näitan teisigi töid sellest samast seeriast, see on puhkav puri. Selle töö puhul ma süvenesin purjede ajalukku, mis on minu eriala tekstiilidega nii tugevalt seotud ja purjed on väga olulist rolli mänginud maailma ajaloo majandusmudelite kujunemisel näiteks, et ilma purjedeta ju sellised pikki retki ei oleks saanud üldse näiteks viikingite ajastul ette võtta. Nii et ma lugesin selle kohta, mismoodi need purjed olid siis tollal näiteks loodud, milliseid koetüüpe kasutati, milliseid materjale kasutati, see oli nagu huvitav, need olid, see on nagu omaette loeng, et kuidas neid tehti, aga jah, et need olid villased ja see teadmine nagu selline materjaliteadus tegelikult enamasti valmistasid neid purjeid naised ja purje valmistamine võis võtta rohkem aega kui näiteks laeva keha valmistamine. Ühesõnaga ma süübisin, nagu süvenesin täielikult sellesse teemasse ja siis jällegi kuidagi interpreteerisin selle tõin kaasaega, et siin ma olen kasutanud materjale, mida tänapäeval kasutatakse purjetamisel, aga sinna on samas kootud ka neid ajaloolisi viiteid, villa, lina, sinna on kootud ka fiiberoptilisi kiude, mis meie ookeanide ja merede põhjas siis telekommunikatsioonikaablite näol ka on osa sellest keskkonnast ja visuaalselt on ta selline ütleme efektne kangas, aga sisuliselt on seal nagu minu jaoks oli huvitav lugu sellega rääkida, aga see, et ta puhkab, võib-olla kutse korraks võtta paus ja mõelda pikemalt järele, kui me järjekordset ressurssi nii-öelda lähme püüdma. Jah, sinna seeriasse kuulus ka sari erinevaid tööriistu, millega vetikaid siis merest püüda. Siin on selle võrgu puhul on kasutatud vetikatest tehtud lõnga, mis on käsitsi kedratud ja siis käepide on tehtud plastikust, plastikpakenditest kokku pressitud, et ta mõjub sellise põlenud, kulunud puiduna, tegelikkuses on see plastik ja siis siin paremal on siis ka kasutusjärgse plastiku kokku pressitud siis sellisest lehest välja lõigatud võrgupunumise tööriist nimega hui. Siis muid tööriistu, soolast valmistatud tööriist, merepõhjast erinevate objektide püüdmiseks, see on üks arhiivileid, mille ma leidsin tegelikult kuju poolest, aga siis see, et ta on soolast valmistatud, pigem nagu viitas ka mingi piiratud aja kasutusele. Ja siis rõivad töö nimega tervendav särk, kus ma kasutasin ka neid samu vetikaid rõivaste valmistamisel ja mängisin siis ideega, kuidas need vetikatest sisaldavad kõik need ergutavad, niisutavad toimed, aminohapped, mis nad sisaldavad, mineraalid, vitamiinid, kuidas need kandes võiksid saada osaks kehast ja kuidas me võiksime rõivad enda kehasse kanda ja kuidas üks muster võibki aja jooksul kuluda keha sisse. Et selline, ütleme, spekulatiivne idee, mis põhines teaduslikel artiklitel, aga jah, siin on näha ühte kantud särki, kus muster on juba osaliselt ära kantud ja siis üks alussärk vasakul. Ja sinna seeriasse kuulus ka siis lõõgastavad kindad, mis toovad siis minu või tegelikult meie kõigi põhitööriista, mis on nagu käed fookusesse ja puhkehetke. Siin on natuke näha protsessi, mida mingil hetkel kaardistasin mingeid erinevaid viiteid muuseumist, erinevaid leide, mida ma leidsin ja kasutasin, aga siis ka see töö ja olek mere ääres. Ja vetikatega ma olen tegelenud veelgi Kunstiakadeemias läbi viies projekti, kus me keskendusime nanomaterjalidele.
ja sellele, mismoodi vetikatest eraldatud aineid oleks võimalik kasutada uute materjalide loomisel. Ja seal siis on võib-olla siis see disain hoopiski sellises skaalas, mida ongi võimatu tajuda. Et sa ei näegi seda, mida sa teed ilma lisavahendeid kasutamata. Siin on see tööriist, masin, mida me materjalide valmistamiseks kasutasime. See on siis projekt, kus koostööpartneriks oli Selatex, Eesti ettevõte, kes on maailmas tuntud oma materjali poolest. Ja projekt on oli kaasatud insener Kunstiakadeemiast, Madis Kaasik, kes selle masina ehitas, et see oli nagu hästi huvitav, väga palju erinevaid väljakutseid erineval tasandil pakkuv töö. Siin on näha seda materjali lähivaadet. See oli esimene kord, kui ma nägin päriselt, mis seal materjali sees toimub. Et need erinevad tihedused ja võimalused, mida see materjal siis võimaldab, said nähtavaks siis läbi kasutades SEM mikroskoopi. Ja sellest valmis näitus, hiljuti EKA galeriis toimunud näitus, nanomaterjal number 399, siis kus kogu seda protsessi oli võimalik näha ja see ka on sellist näituse vormi oma teadustöö või uurimistöö publitseerimiseks ma olen mitmel korral kasutanud, kus ei ole mitte ainult lõpptulemus, vaid ka protsess ja erinevad muud seosed, mis on selle protsessi jooksul tekkinud. Selle töö käigus valmis ka video, mis vaatab sinna erinevate kihtide sisse ja vahele. Ja see on valminud siis 3D animatsioonina. Aga osa sellest tööst on nii realistlik, et üks materjaliteadlane arvas, et ma olen päriselt nagu lindistanud seda protsessi kuidagi mingisuguse eriliselt hea kaamera abil. Aga ka siin selle video tegemise puhul ma tegin koostööd ühe disaineriga, kes oma töös sageli kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid. Ja ma nägin, kuivõrd seal oli nagu päris huvitav võrdlusmoment sellega, mismoodi digitaalselt ühte materjali ehitada ja mismoodi see reaalsuses materjali valmistamine või ehitamine toimub, et ka digitaalselt sellise maatriksi loomine, mingi võrgustiku loomine, kuhu tekib materjal ja siis kuidas sinna materjali sisse saab nagu suumida, et see oli nagu hästi silmi avardav kogemus, sest et ma olen palju mõelnud selle peale, et kuidas tekivad need digitaalsed materjalid ja kus on see, nagu see piiriala, kus materjal muutub füüsilisest digitaalseks ja kuidas tulevikus need seosed ja need olukorrad muutuvad võib-olla veel aktuaalsemaks. Et see oli selles mõttes huvitav koostöö. Ja. Ja siis ma räägin veel ühest tööst, mis räägib materjalidest, nii nagu ka see eelmine töö, mis keskendus hästi palju materjalile. See on Ashtrade, mida me alustasime aastal 2000, tegelikult juba 18, võib-olla isegi aasta varem, Annika Kaldojaga koos ja hiljem jätkasime stuudioainega ja nüüd ma olen selle aasta vältel seda ise edasi teinud, kus me tegelesime põlevkivituha ka ühe jääkmaterjaliga, mida on väga suures koguses. Algselt meid huvitas see, me kaardistasime selle, millest see tuhk üldse koosneb, seal on terve Mendelejevi tabel sisuliselt. Me tegime erinevaid katsetusi materjalis ja kohtusime erinevate inimeste osapooltega, kes igapäevaselt selle tuha platooga kokku puutuvad. Siin on selle tuhaplatoo valvur Igor näiteks, kellega meil olid väga huvitavad vestlused, kellel on väga isiklik suhe sellega, et ta teab, see on nagu elus organism, eks ole, kus see vesi kogu aeg ringleb ja kus see tuhk tuleb sinna ja siis ühesõnaga, et tema on see, kes valvab seda, et kogu see organism toimiks, et kui seda platood vaadata, siis sealt jooksevadki läbi sellised nagu sooned, sellised suured torud.
Ja muuhulgas me kohtusime ka Ragn-Sellsiga loomulikult, kes on mitu aastat teinud uurimustööd teemal, et mis arendustööd ja uurimistööd teemal, et mis sellest tuhast on võimalik tulevikus saada. Et see osutus hästi silmi avardavaks protsessiks ja lõpuks me taandusime sellisest aktiivsest materjalile kasutuse otsimisest ja võtsime pigem nagu vaatleja dokumenteerija rolli siis stuudioainega, kus me kogusime neid erinevaid nähtuseid sealt, erinevaid pinnamoodustusi ja vorme, dokumenteerisime seda visuaalselt ja tegime seal kohapeal erinevaid sekkumisi siis oma sellel väiksel inimese skaalal, et kui see on nii hoomamatu ja nii tohutult ilus tegelikult ja samas nii õõvastav selline antropotseeni essents, mida sa tunned seal kohapeal olles, et meeletult ilus, aga samas selline nii pika aja jooksul tekkinud selline suur arm maastikule seal olles. Me mõtlesime ka sellele erinevatele võimalustele seda käsitleda, et kas see arm võikski jääda sinna sellise nagu jäädvustusena sellest ajastust või peaks selle siis ühe väärtusliku materjalina kasutusse võtma, nii nagu see reaalne stsenaarium tegelikult on, et omamoodi on sellest materjalist kujunenud tulevikuvaluuta, mida siis omakorda teisteks erinevateks materjaliks ümber töödelda materjalideks, et kaltsiumkarbonaati on plaanis sellest eraldada, mis pakub huvi tänu sellele, et on ümber töödeldud materjalist tehtud, siis ma arvan paljudele, mitte ma ei arva, teadupärast paljudele osapooltele. Siin on veel mõned meie etüüdid. Ja selle tööga tegelikult see on jätkuv töö, ma arvan, et see ei ole lõppenud. Ma ise olen sellega nüüd selle aasta tegelenud ja tundub, et see pakub nagu lõputult ainest, mille peale mõelda, millest ka kirjutada ja mille najal veel uusi katsetusi ja töid teha. Ja selle sama töö põhjal valmis töö nimega The Past Tense of Burn is Burned, mis viitab ühest küljest kogu sellele Ashtrade'i uurimusele, kaduvusele, aga see valmis küll kunstinäitusele, Sequences festivalile Islandil, aga see oli nagu huvitav protsess, seal oli palju materjali katsetamist, ma tegin koostööd ühe ettevõttega, mis toodab viirukeid ja katsetasin erinevaid viise, et kuidas, kuna ma olen käsitlenud ühes oma loengus Material Affairs ja ka ühes tekstis vetika nagu erinevaid stsenaariumeid ja tegelikult ka selles samas põlevkivis on ju väga suur protsent orgaanikat, suures osas vetikaid ja mikroorganisme. Et see on justkui nagu selle materjali või ühe organismi kujunemise lugu. Ühesõnaga, neid erinevaid seoseid luues ma jõudsin siis selle tööni, kus on kombineeritud vetikaid ja teisi looduslikke koostisosi, millest on valminud viiruki laadne materjal. See kuju pärineb Islandi rannalt leitud objektidelt ja see on siis selline põlevskulptuur või objekt, minu poolest ka disaini objekt. Proovin. Nii, äkki nüüd on näha. Ja, mis aja jooksul siis kaob. Ja see on valmistatud hõbedast ja viirukist ja klaasist. Et iga selle väikse elemendi seest põleb välja üks väike klaashelmes. Minu jaoks võttis see kokku nagu mingi nagu huvitava katsetusliku perioodi ka seoses selle Ashtrade'i tööga. Ja siis aeg hakkab otsa saama. Ma vaatan, aga ma olengi väga täpselt jõudnud viimaste töödeni, mis on ka siin allkorrusel olemas, et need on seotud, nagu nimigi viitab, Undefined Useful Objects minu uurimistööle, kus ma tegelesin
elektrooniliste tekstiilidega rohkem. Aga nüüd siis praeguses ajas mind huvitas võib-olla rohkem nagu aja mahavõtmine, uuesti käsitöö juurde suundumine, materiaalsuse juurde, võib-olla mingis mõttes traditsioonide juurde, aga selle töö puhul mind huvitas ka hüpnagoogiline, hüpnopompiline ruum või see, mis toimub unesoleku ja ärkveloleku vahel. Et siin on kasutatud erinevaid või tegelikult mitte väga paljusid, seal on 2 pala, mis on unenägudes kirjutatud, see on Paul McCartney Yesterday ja Stingi Police'i Every Breath You Take, mis siis kõlavad seal selle väikse leierkastina. Ja see vorm on 3D prinditud keraamiline vorm, mille autoriks on Lauri Kilusk, mis on siis selline analoogvõimendi helidele, mis selle lindi kerimisest tekivad. Ja siin on ka viide tegelikult keraamilistele patjadele. Et siin on ja siis selline unenäoline vorm ja glasuur, mis selles kasutatud on. Ja loomulikult see funktsioon, et ta tõesti nagu võimendab heli. Ja teine töö, mis tegeleb vägagi ajaga, et kui need varasematest töödes ma kasutasin selliseid väga uusi tehnoloogilisi võtteid ja proovisin selle elektroonika võimalikult väikseks disainida, et ongi osa tekstiilist, siis siin ma vastupidi olen toonud sellesse töösse sellised arhailisemad viited. Seal on hammasrattad ja klaasluup, mis valgust võimendab. Ja see siis on töö, mis näitab aega läbi valguse liikumise. Ma arvan, et see on praeguses hetkes, või minu jaoks ma arvan üldiselt huvitav ja oluline teema, see nagu aja võtmine või aja leidmine, aja märkamine. Need on need küsimused ja teemad, mida ma seda tööd tehes käsitlesin. Aga ka selle töö puhul on tekstiil tegelikult mängib olulist rolli, et see ei ole lihtsalt tavaline tekstiil, vaid see on valgust hajutav tekstiil ja sellel on prinditud hästi õrn värvide üleminek, mis seda valguse liikumist toetab ja toob sinna lisanüansse ja neid peegeldumisi ja läikeid, et selles mõttes ikkagi materjali osakaal on selles ka väga oluline või see tekstiili roll selles, mismoodi see valgus projitseerub ja mismoodi ta ruumis käitub. Ja valguse ja aja seos ja need tekstid, mida ma lugesin, seda tehes mõjutasid seda nagu lõpptulemust oluliselt, lugedes just selle kohta, kuidas siis tehisvalguse või pirni leiutamisega kaasnesid hoopis uued rütmid meie ajalukku. Jaa, see on selline lühike ülevaade mu loomingust. Ma tegin sellise karmi valiku ja üritasin selle hoida kitsa, aga samas ka väga laia, et siin sai nüüd räägitud väga erinevatest teemadest. Aga ma arvan, et jah, läbivalt tuli siit välja ikkagi mingisugune muster, kuidas ma töötan või näen või mingites protsessides need otsused on sündinud ja kuidas üks töö mõjutab teist ja kuidas see liikumine nagu on toimunud. Küll selliste väikeste hüpetega või tegelikult üsna suurte hüpetega, aga jah, ka võib-olla siis mõttekoht sellest, et kust need piirid lähevad, kas need on üldse olulised, et kus on, ma arvan, et igas selles töös on suur osa disaini, olenevalt kontekstist muutub see rohkem või vähem oluliseks.